Tere! Ma olen mitu päeva mõelnud oma tuleviku üle. Kui ma ära suren ja ma otsustan ennast mitte tuhastada ega viikingilaeval põletada ja lasen ennast maha matta või rappa viia. Ja siis äkki 1000 aasta pärast leiab keegi minu skeleti, minu kolba ja kõik muu ning hakkab neid uurima. Ja teeb oma teooria, et see oli nutiajastu inimene, kes elas nii ja naamoodi, et need inimesed olid sellised ja sellised ja sellised. Ja kogu see mõte pani mind kuidagi teistmoodi selle maailma aja ja laatuse peale mõtlema. Lihtsalt sellepärast, et see on kuidagi ebamugav. Kui oma maja ehitasin, siis ma lugesin ühte Inglismaa ajakirja palju, House and Garden. Ja seal ükskord oli üks lugu ühest naisest, kes lasi endale kunagi kaamerate ees, tegi dokumentaalfilmi, lasi endale kaamerate ees kolba sisse augu puurida, mis on trepatoonia või. Ja siis see seoti kinni ja kõike seda, et mulle üldse ei meeldi vaadata süstlaid, inimeste puurimist ja muid asju. Et väga rõve. Igatahes ma vaatasin seda ja seal on oma põhjus. Et seda on tehtud vanas Egiptuses, Mesoameerikas ja veel mitmetes kultuurides. Ajusse auke puuritud. Sellepärast, et inimene virguks ja saaks vaimseid kogemusi. Ja miks seda teatakse on sellepärast, et nende kolpasid on ka leitud. Et need on tekstides kirjas, et tehti sellist asja ja siis on leitud kolbad, mis tõendavad seda. Vot nii ongi. Ehk siis kellegi kolpasid on uuritud, kes kunagi elasid ja tahtsid ka saada müstilisi kogemusi ja lasid endale pähe augud puurida. Ja nüüd see Amanda Felding, kes seda dokumentaalfilmi tegi sellest, et tema nüüd maikuus suri ära kõrges vanuses, et ta tegi 70-ndatel selle aiu puurimise, et tervikult ära ei surnud ja tundub, et ta oli äkki selge mõistuse juures, seda ma ei tea. Aga need kolpade peale mõeldes ja nende luude ja meie struktuuri peale, et millest me koosneme. Et põhimõtteliselt oleks see ka võimalik, et kui meie kondid õiges kohas nagu settiksid, tekiks selline settekivim, lubja ja ehk siis kaltsiumi kuhjumine, siis me saaksime põhimõtteliselt paekivi sisse kunagi ennast nagu jäädvustada. Aga see on päris keeruline, et meie skeletiga niimoodi juhtuks. Aga siis mul tuli meelde, et üle maailma on leitud kristallpealuusid maa seest. Keegi ei tea, kui vanad. Loomulikult kristallpealuud on ise öelnud, kui vanad nad on, aga ametlik arheoloogia ja teadus ei tunnista teistsugust intelligentsi kui inimintelligents, eks ju. Ehk siis keegi ei tea, kui vanad. Ja nad on küll öelnud, kui vanad nad on, eks ju. Et nad on jäetud tahtlikult maa sisse, et üks tsivilisatsioon nad hiljem avastaks ja nad aitaksid sellel tsivilisatsioonil vaimselt virguda. Ja siis selle ümber on tehtud ka hästi tore äri, et see on mu üks lemmikäri mudeleid üldse. Et üks asi kristalliäri, seal on oma seda plusse ja miinuseid. Aga siis neist kristallidest graveeritakse samasuguseid, mitte nii võimsaid ja nii täiuslikke pealuid välja.
ja siis tehakse neid suuri ja väikseid, tehakse ufode pealuusid ja mida iganes veel. ja uuritakse neid või kasutatakse neid, et oma vaimseid võimeid avarduda. ja siis ma olen käinud mõnel pealuude kogunemisel, kus inimesed tulevadki kottidega oma pealuudega kohale. Mul on siin Artur ja mul on siin Rudolf ja et nad saavad kokku ja ongi sellised muhedad tüübid, kes jutustavad oma vahel ja eks ju, et nagu inimeste kokkusaamised, aga lihtsalt pealuude. ja siis me läheme nende pealuu traditsioonidega edasi. et pealuud on tihti kasutatud ka mingisuguse hirmumärgina, et need piraadilaevadel ja skalpeerimine oli tihti paljudel hõimudel ja rahvastel kombeks, et oma vastastelt võeti peanahk ära, et näidata, et me oleme nagu sind alistanud. Et need on kõik sellised väga võikad ja hämmastavad traditsioonid. Et ma olen käinud Tuneesias pealuude mausoleumis, et maa-alustes tunnelites, kus oligi tuhandeid pealuid ja konte ja mind paneb see hoopis seda perspektiivi vaatama, et kuidas seda praegust tänast elu me saame kõige parimal moel elada, ilma et me läheksime nagu iseendast lõhki või eralduksime, vaid saaksime tuua ennast siia ja praegu nii-öelda nautima ja siis otsustada ära, et kuidas me siis tahame surra, et kas on vaja teha testament või rääkida oma lähedastele, et mulle väga meeldis see Vigala Sassi idee, et ta lasi endast teha lõkke. Ja vahepeal uurisin seda hauaseadust, et koduaeda ei tohi niisama matta, aga kui sa teed enda seadusandluse järgi enda koduaeda kalmistu, siis siin võib matta, ehk siis sa saad omale koju kalmistu teha. Et surnuaedade peale ma olen ka mõelnud, et tänapäeval on selline asi, see on jälle väga huvitav, et inimesed söövad nii palju säilitusaineid, et kuradi need Krossi poe salatid ja Rimi salatid ja Selveri salatid ja kõiksugused muud asjad veel. Et laibad ei kõdune surnuaedades ära ja surnuaedades on ka eraldi inimesed, kes nii-öelda haua aja täitudes kaevavad need laibad välja ja utiliseerivad need kondid ja selle kalmu kuskile mujale. Ma ei taha teada kuhu. See on nagu nii mingi hull hunnik, kuhu pannakse neid. Ja nüüd on tekkinud probleem, et kui nad utiliseerivad neid, et siis nad kaevavad välja nagu veel täitsa mumifitseerunud inimese, kes pole ära lagunenud, sellepärast, et ta on nii palju sellist säilitusaineid enda sisse söönud. Täiesti nagu uskumatu värk. Et see on mingi tsivilisatsiooni arengu tipp, kuhu me oleme jõudnud. Ja täna kui ma siin pissisin siia omal kasvuhoone kõrvale, et meil on siin plastikut ja plastik nagu isolatsiooni, et vundamenti soojendada, siis ma hakkasin mõtlema, et see asi lekib sinna põhjavette, see mikroplastik lõpuks. Ja siis hakkasin mõtlema, palju plastikut meil enda sees on. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mul on vaja sellist vaprat teadlast, kellega koos arendada välja toode, mida saaks inimestele sisse sööta. Et seal sees oleks bioom. Et Soome järvedes on avastatud bakterite kooslus või bakter, mis sööb mikroplasti. Ehk siis me teeksime sellised tabletid, inimene sööb sisse ja siis tal sees bakterid söövad selle mikroplasti ära. Ja inimese aju läheb selgemaks ja keha läheb selgemaks ja veri läheb selgemaks ja et mikroplasti leitakse isegi loodetes ja igal pool emakas loodetes ja absoluutselt kõigil mingitel kaugetel üksikutel saartel leitakse mikroplasti ja isegi plastikkõrsi. Et see on täitsa nagu huvitav. Ja meie keha koosneb sellest, me läheme sinna surema ja siis me oleme täis seda plastikut ja et me ei kõdunegi enam ära, et meil jäävad kondid, siis meil jääb meie see plastik, meie sisse elama kolinud plastik alles ja siis veel need säilitusained, eks me ei kõdunegi ära, et me olemegi plastikmuumiad varsti. Et me oleme täiesti nagu sellest tsivilisatsiooni tipus.
me oleme nii targad ja nii hästi arenenud, me oleme nii teadlikud inimesed, me oleme täielikult geeniused, me oleme geniaalse tsivilisatsiooni esindajad. kahjuks jah, kahjuks. Ja siis, kui põletada meie kehasid, siis me ju laseme mingit plastik nagu tossu sinna atmosfääri, eks ju. aga siis ma olen mõelnud nende iidsete viikingmatuste peale, et inimesi täitsa ohverdama ei hakkaks, et andke mulle nüüd neitsid ja loomad kaasa ja pange põlema. Aga ma olen mõelnud, et päris lahe oleks mingi kõnaga vee peale olla saadetud ja siis keegi laseb tulenoole ja siis süttid niimoodi põlema. Et see oleks päris huvitav suremise viis. Ja teine viis on loomulikult oma koduaeda saada maetud ja veeta siin oma need ajast aega. Niimoodi, et sugulased, lapselapsed ei peaks leinama mind. Ja nad teaksid, et ma elan nagu edasi nende mälestustes ja tulen nagu universumist tagasi ja saan jälle sündida siia maailma. Et see on selline unistus, et niimoodi lahti lasta. Ja ükskord ma nägin nägemust, ma käisin Küprosel ja käisin tundide viisi mööda randasid paljajalu ees, päevade viisi, tundide viisi ja siis ma hakkasin nägemusi nägema ja ma nägin nägemus, kus ma olin vana mees ja oli minu viimne päev ja ma läksin merre, läksin ujusin ja siis jäin sinna nõudi ulpima ja siis lasin hinge kehast välja ja vajusin ise sinna hoovuste põhja. Et vanad sufimeistrid, nemad läksid tihti kõrbesse oma viimsele unele, viimsele teekonnale, et saada tähtedega üheks. Et võib-olla tuleks sinna pool tagasi minna, pürgida jälle, olema osa loodusest ja mõistma enda kohta selles elutsüklis, biosfääris. Nagu Lille Lindmäe ütleb, et tähed kõnelevad meiega, või ta oli tegelikult midagi palju poeetilisemat seal. Aga aeg on seda meelde tuletada kõigil inimestel, et me saaksime jälle aru oma suremisest ja elamisest, elamise ja suremise raamat. Et see on meie täiseluring ja mis meie tarbimis kõrgkultuur õpetab foobiat, surmafoobiat. Aga küllap see on ka üks ilus asi meie kõigi teel. Ja kindlasti väga kurb lähedastele, sest me laseme lahti selle emotsionaalse sideme. Vot sellised mõtted täna. Et väike reklaam, et kui soovid omale kullaga hambapastat, siis vaata all, kirjuta merkabasoundhealing@gmail.com või seerumit, mis teeb sind ilusaks. Vot, aga nägemist ja